Miks Jaapan oli teise maailmasõja ajal nii julm ja kuratlik? Tegelikult tapsid ja piinasid nad peaaegu 1 miljon inimest erinevates riikides, mida nad okupeerisid. Aga küsimus on selline, kas nad olid juba varem sellised? Vastus on ei. Selles videos räägime sellest, kuidas Jaapanist sai teise maailmasõja ajal nii julm riik. Alustame siis. Kui räägitakse Jaapanist teise maailmasõja ajal, meenub meile sageli suured sõjad ja karmid rünnakud, mida Jaapani sõjavägi tegi paljudes Aasia piirkondades. Aga Jaapan ei muutunud selliseks üleöö. See ei olnud ainult ühe inimese süü, miks Jaapan muutus agressiivseks. Selle asemel juhtus see järk-järgult valitsuse, sõjaväe ja nende juhtide otsuste tõttu. Jaapan muutus samm-sammult. Nad tugevdasid oma sõjaväge ja moderniseerisid riiki. Mida tugevamaks nad said, seda rohkem tahtsid nad saada kergemat juurdepääsu suuremale kontrollile ja territooriumile Aasias. Et mõista, kuidas see juhtus, peame minema tagasi rohkem kui 70 aastat enne teist maailmasõda. 1800-ndate keskpaigas oli Jaapan hoopis teistsugune. Neil oli keiser, kuid tegelik võim oli shooguni ja kohalike juhtide, keda kutsuti daimjodeks käes. Jaapan piiras üle 200 aasta oma suhtlust paljude välisriikidega. See ei tähenda, et neil polnud üldse mingit kontakti välismaailmaga. Jah, piiratud kaubandus ja suhtlus siiski toimus, eriti hollandlaste, hiinlaste ja mõne naaberriigiga, kuid rangelt kontrolliti, kes võivad Jaapanisse siseneda ja seal kaupu vahetada. Kõik muutus 1853. Aastal Jaapanisse saabus kommodoor Matthew Perry koos Ameerika sõjalaevadega. Ameerika Ühendriigid soovisid, et Jaapan avaks mõned sadamad, et nende laevad saaksid siseneda ja kaupu vahetada. Jaapani juhil oli selge, et lääneriikide laevad ja relvad on palju arenenumad. Jaapan teadis ka, mis juhtus Hiinaga. Suurbritannia võitis seda oopiumisõdades ja Hiina oli sunnitud andma lääneriikidele eriõigused. Seetõttu kartis Jaapan, et sama võib juhtuda ka nendega. Jaapan ei tahtnud, et see nendega juhtuks. Seetõttu nõustus Jaapan 1854 aastal Kanagawa konventsiooniga, mis avas mõned Jaapani sadamad Ameerika laevadele. Paljude jaapanlaste jaoks oli see olukord alandav. Nad tundsid, et olid sunnitud alluma, sest lääne sõjaline jõud oli tugevam. Selle tõttu kaotasid paljud jaapanlased usalduse Tokugawa valitsuse vastu. Nende jaoks oli see nõrk ega suutnud Jaapanit kaitsta. Seetõttu lõppes 1868 aastal shooguni valitsemine ja algas Meiji restauratsioon, mille käigus anti võim tagasi keisrile. Ja siis saabuski keiser Meiji ning tema valitsemisajal hakkas Jaapan kiiresti muutuma. Nende juhid teadsid, et kui riik jääb nõrgaks, võivad lääneriigid nad vallutada. Seetõttu uurisid nad, kuidas Euroopa ja Ameerika tugevaks said. Nad tugevdasid sõjaväge, ehitasid tehaseid, ronge ja laevu ning parandasid haridust ja valitsust. Nad saatsid ka õpilasi ja ametnikke teistesse riikidesse õppima. Samuti lõid nad kaasaegse armee, kus tavalised mehed, mitte ainult samuraid, said sõduriks hakata. Vaid mõne aastakümnega sai Jaapanist üks kõige moodsamaid riike Aasias. Aastal 1889 koostasid nad ka uue põhiseaduse ja moodustasid parlamendi, mida nimetati keiserlikuks riigipäevaks. Sellest hoolimata oli Jaapani esialgne eesmärk lihtsalt tugevaks saada, et lääneriigid neid ei vallutaks. Kuid mida tugevamaks riik muutus, seda rohkem soovisid mõned juhid, et Jaapan laiendaks oma kontrolli Aasias. Nad vaatasid Suurbritanniat, Prantsusmaad ja Venemaad, kellel olid suured impeeriumid ning arvasid, et ka Jaapan vajab oma enda territooriumi ja ressursse. Üks Jaapani jaoks kõige olulisemaid piirkondi oli Korea. See asub Jaapanile lähedal ning Hiina ja Venemaa vahel. Ning Jaapan kartis, et kui mõni tugev riik kontrollib Koread, võib see kujutada endast ohtu neile. Kuid tol ajal oli ka Hiina mõju Koreast tugev. Selle tõttu puhkes 1894 aastal Jaapani ja Hiina vahel sõda, mida nimetatakse esimeseks Hiina-Jaapani sõjaks. Paljud olid üllatunud, sest Jaapan võitis Hiinat ja sõda lõppes 1895 aastal. Pärast seda kaotas Hiina kontrolli Korea üle ning Taiwan läks Jaapani valdusse. Selle edu tõttu kasvas Jaapani enesekindlus oma sõjaväe suhtes veelgi. Nende juhid arvasid, et nad suudavad konkureerida suurte riikidega. Kuid varsti sattus Jaapan vastamisi Venemaaga. Ka Venemaa soovis tugevdada oma kontrolli Korea ja Mandžuuria üle, mis on suur piirkond Kirde-Hiinas.
Jaapan ja Venemaa proovisid esmalt läbi rääkida, kuid nad ei jõudnud kokkuleppele. Seetõttu ründas Jaapan 1940. aasta veebruaris Port Arturi sadamas asuvat Vene laevastikku. Siit algas Vene-Jaapani sõda. Paljud arvasid taas, et Jaapan kaotab, sest Venemaa oli väga suur ja tugev, kuid Jaapan võitis Venemaad mitmes suures maismaa- ja merelahingus. Sõda lõppes 1905 aastal. Jaapani kontroll Koreas tugevnes ja nende mõju Lõuna-Mantsuurias kasvas samuti. Nad said endale ka Sahhalini saari lõunaosa. See oli Jaapani jaoks tohutu suur võit. See oli suur tõestus, et üks Aasia riik suudab võita suurt Euroopa suurriiki. Selle tõttu kasvas Jaapanis veel juhkus ja natsionalism. Aga naaberriikide jaoks hakkas Jaapan muutuma ohtlikuks. Riik, mis varem kartis ise okupeerimist, oli nüüd ise vallutajaks saanud. Pärast Jaapani võitu Venemaa üle tugevnes nende kontroll Korea üle veelgi. 1905 aastaks oli Jaapanil Korea peaaegu täielikult kontrolli all, eriti just suhetes teiste riikidega, ja 1910. aastal vallutas Jaapan Korea täielikult ja muutis selle Jaapani impeeriumi osaks. Siin sai selgeks, et Jaapan ei mõelnud enam ainult enda kaitsmisele. Nad tahtsid ka suuremat impeeriumi Aasias. Kui Esimene maailmasõda algas 1914 aastal, asus Jaapan Suurbritannia ja teiste liitlasriikide poolele. Jaapan kasutas seda võimalust, et saada üheks maailmas suurvõimuks. Kuid isegi kui Jaapan tugevnes, tundsid paljud jaapanlased, et nad ei ole ikka veel Euroopaga ja Ameerikaga võrdsed. On olnud olukordi, kus neile ei anta sama austust ning mõnes lääneriigis esineb jaapanlaste suhtes ka diskrimineerimist. Selle tõttu kasvas mõnede rahvuslaste viha lääne vastu veelgi. 1910. aastaks olid Jaapanis endiselt valimised ja tsiviilvalitsus, kuid aja jooksul muutus sõjavägi üha tugevamaks. Paljud sõdurid ja rahvuslased uskusid, et poliitikud on nõrgad ning Jaapanit tuleb veelgi tugevdada. Majandusprobleemid ja poliitilised segadused süvendasid olukorda veelgi. Mõned poliitikud ja ärimehed Jaapanis tapeti äärmuslaste poolt, sest nad olid sõjaväe vastu. Selle tõttu oli tsiviilvalitsusel veelgi raskem sõjaväge ohjeldada. Samuti ei olnud ainult üks inimene põhjuseks, miks Jaapan muutus agressiivseks. Paljud rühmad armees, mereväes ja valitsuses survestasid riiki oma territooriumi laiendama. See tähendab, et Jaapani sõjaväe jaoks olid nende poliitikud mõttetud. Ja selle tõttu tapsid 1932 aastal noored mereväe ohvitserid peaminister Inoue Inukai Tsuyoshi, kes tahtsid sõjaväge veelgi tugevdada. See ei tähenda, et tsiviilvalitsus kohe kadus, vaid pigem tugevnes sõjavägi veelgi. Teised riigid ei olnud samuti rahul Jaapani tegevusega Mandžuurias. Seda mõistis hukka Rahvaste Liit, riikide ühendus, mis loodi selleks, et aidata vältida uusi sõdu. Ja selle asemel, et Mandžuuriast lahkuda, lahkus Jaapan hoopis Rahvaste Liidust 1933 aastal. See isoleeris Jaapanit teistest riikidest veelgi rohkem. 1936 aastal sõlmisid Jaapan ja Natsi-Saksamaa liidu kommunismi vastu. Seda kokkulepet nimetati antikominterni paktiks ja see süveles veelgi 1940 aastal. Jaapan, Saksamaa ja Itaalia ühinesid ning nende kokkulepet nimetati kolmepoolseks paktiks. Samal ajal ei piirdunud Jaapani laienemine Mandžuurias. 1937 aasta juulis algas suurem sõda Jaapani ja Hiina vahel. Jaapani sõjavägi vallutas kiiresti mitu suurt linna ja piirkonda Hiina idaosas, kuid Hiina ei alistunud. Seetõttu kestis sõda mitu aastat. Sõja laienedes sai palju tsiviilisikuid ohvriteks. Üks tuntumaid sündmusi oli Nanjingi veresaun 1937 aastal. Pärast seda, kui Jaapani väed vallutasid Nanjingi, tapeti väga palju tsiviilisikuid ja vangi võetud Hiina sõdureid. Paljusid naisi vägistati. Hinnanguliselt hukkus 100 000 inimesi, kuigi ajaloolased esitavad erinevaid arve. Sõjal oli veel üks tume külg, millest pikka aega eriti ei räägitud. See oli üksus 731. Jaapani salajane sõjaväeüksus Mandžuurias. Nad tegid katseid vangidega, kellest enamik olid hiinlased. Mõned ohvrid nakatati tahtlikult rasketesse haigustesse, et uurida, kuidas haigused levivad ja tapavad. Tuhandeid inimesi kasutati sellistes katsetes ning Jaapani sõjavägi kasutas ka bioloogilisi relvi mõnes Hiina piirkonnas. Sellist julmust ei kogenud ainult Hiina.
kui Jaapani impeerium laienes, kogesid paljud tsiviilisikud ja sõjavangid erinevates Aasia piirkondades sunnitööd, nälga, vägivalda ja tapmisi. Oluline on meeles pidada, et need julmused pani toime Jaapani sõjavägi ja valitsus sõja ajal. See ei tähenda, et kõik tavalised jaapanlased oleksid neid tegusid toime pannud või neid toetanud. Kui Jaapan jätkas tegevust Hiinas, kasvasid ka tema probleemid Ameerika Ühendriikide ja teiste lääneriikidega. Jaapan vajas oma sõjaväe ja tehaste jaoks väga palju naftat ja muid tooraineid. Paljud neist vajalikest ressurssidest tulid teistest riikidest. Kui Ameerika Ühendriigid kehtestasid 1940 ja 1941 aastal Jaapani vastu rangemad piirangud ja sanktsioonid, muutus neil veelgi raskemaks nafta hankimine. Jaapani juhid seisid nüüd silmitsi suure otsusega. Nad võisid taanduda mõnest vallutatud piirkonnast, et sanktsioonid kaotataks, või proovida sõjaliselt võtta naftat ja ressursse Kagu-Aasiast. Nad valisid teise tee. 7. detsembril 1941 ründas Jaapan ootamatult Ameerika mereväe baasi Pearl Harboris, Hawaii'l. Selle tõttu astusid Ameerika Ühendriigid sõtta Jaapani vastu. Samal ajal ründas Jaapan kiiresti paljusid piirkondi Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas. Vaid mõne kuu jooksul vallutas Jaapan Hongkongi, Malaisia, Singapuri, suure osa Birmast, Hollandi Ida-India, mis on nüüd Indoneesia, ja Filipiinid. Jaapani väed tungisid ka Taisse ning Tai valitsus oli sunnitud Jaapaniga liituma. Lühikese ajaga oli Jaapani impeeriumi kontrolli all väga suur territoorium, kuid Jaapani järjestikused võidud ei kestnud kaua. 1942 aasta juunis sai Jaapani merevägi Midway lahingus lüüa. See oli sõjas suur muutus, sest Jaapan kaotas olulised lennukikandjad ja piloodid. Pärast seda hakkasid Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased järk-järgult vasturünnakule asuma. Ameerika Ühendriigid kasutasid strateegiat, mida nimetatakse saarelt saarele liikumiseks. Selle asemel, et vallutada iga Jaapani käes olev saar, otsustasid nad hõivata olulised saared, mida nad said kasutada operatsioonide keskpunktina. Nad liikusid järk-järgult Jaapanile lähemale, katkestades samal ajal Jaapani vägede varustusteed teistes piirkondades. 1944 aastal naasid Ameerika väed Filipiinidele. 1945 aastaks oli lahing juba väga lähedal Jaapanile endale. Ameerika Ühendriigid vallutasid Iwo Jima ja Okinawa, kuid mõlemal poolel hukkus väga palju sõdureid. 6. augustil 1945 heitsid Ameerika Ühendriigid aatomipommi Hiroshimale. 3 päeva hiljem heideti veel üks aatomipomm Nagasakile. 8. augustil kuulutas Nõukogude Liit samuti Jaapanile sõja ja ründas Jaapani vägesid Mandžuurias. Pärast neid sündmusi nõustus Jaapan 14. augustil alistuma. Ametlik alistumine toimus 2. septembril 1945. Jaapani impeerium sai läbi, kuid kogu Aasias jäi maha tohutu häving. Miljonid sõdurid ja tsiviilisikud hukkusid Jaapani osalusel toimunud sõdades, eriti Hiinas. Samuti ei ole lihtne anda täpset arvu, sest hukkulute arvestamise viisid lahingutes, nälja, haiguste ja massimõrvade tõttu on erinevad. Aga on veelgi suurem küsimus, kuidas jõudis Jaapan sellesse punkti? Ei piisa, kui öelda, et jaapanlased on loomult vägivaldsed. Toimunu oli palju keerulisem. Aastate jooksul muutsid valitsus ja sõjavägi mõtteviisi. Kui paljud inimesed mõtlesid keisrist, ajateenistusest ja ohverdustest riigi nimel, mõjutas neid ka vana samurai traditsioon. Samuraid olid Jaapani sõdalased, kes olid tuntud julguse, lojaalsuse ja valmisoleku poolest lahingus surra. Kuigi samuraid enam 20. sajandi 30-ndatel ei eksisteerinud, kasutas Jaapani sõjavägi siiski mõningaid nende ideid, et õpetada sõduritele mitte alla andma isegi siis, kui lahing oli juba ohtlik. Inimesed austasid väga keisrit. Valitsus õpetas, et keiser on eriline ja teda tuleb järgida. Seetõttu uskusid paljud sõdurid, et on nende suur kohustus võidelda ja ohverdada end Jaapani nimel. Ja veel, Jaapani Shinto traditsiooni kohaselt peetakse keisri perekonda päikesejumalanna Amaterasu järeltulijateks. Seetõttu õpetati inimestele, et keisril on Jaapanis eriline ja püha koht. Valitsus kasutas seda uskumust samuti selleks, et tugevdada inimeste lojaalsust keisrile ja riigile. Sõjavägi kasutas samuti mõningaid Bushido ideid, nagu julgus, lojaalsus ja valmisolek lahingus surra. Kuid oluline on mõista, et vana kultuur ei ole piisav, et seletada kõiki Jaapani kuritegusid teise maailmasõja ajal. Jaapanis toimusid ka suured muutused enne sõda.
heaks näiteks on nende varasem suhtumine sõjavangidesse. Vene-Jaapani sõjas ja Esimeses maailmasõjas kohtles Jaapan sõjavange mõnel juhul hästi. Jaapani sõjaväe käitumine muutus aja jooksul. Enne teist maailmasõda tekkis Jaapanis rohkem probleeme. Üks neist oli nende pahameel lääneriikide vastu. Jaapan soovis, et neid koheldaks võrdselt Euroopa ja Ameerikaga, mistõttu muutusid nad jõhkraks. Pärast Esimest maailmasõda osales Jaapan Pariisi rahukonverentsil. Jaapan tegi ettepaneku lisada uude rahvaste liitu idee, et riike ja nende kodanikke tuleks kohelda võrdselt, isegi kui nad on erinevad rassi poolest, kuid seda ettepanekut ei lisatud lõplikku kokkuleppesse. Paljude jaapanlaste jaoks oli see taas märk sellest, et neid ei kohelda lääneriikidega võrdselt. 1922 aastal sõlmiti Washingtoni mereväeleping. See oli suurriikide kokkulepe nende suurimate sõjalaevade arvu ja suuruse kohta. Jaapanil lubati omada väiksemat arvu laevu kui Ameerika Ühendriikidel ja Suurbritannial. Paljudele Jaapani natsionalistidele see ei meeldinud. Nad tundsid, et Jaapanit pallakse sellega madalamale positsioonile. 2 aastat hiljem võttis Ameerika Ühendriigid vastu seaduse, mis peaaegu ei lubanud jaapanlastel Ameerikasse elama asuda. See tugevdas veelgi mõnede jaapanlaste tunnet, et neid ei taheta lääne poolt võrdsetena vastu võtta. Samal ajal muutus ka Jaapani sisepoliitika. 1921 aastal tapeti peaminister Hara Takashi. Ta oli üks juhtidest, kes toetas tsiviilvalitsust ja suhtlemist teiste riikidega. Tema surm oli üks märkidest, et Jaapani poliitika muutub üha segasemaks ja vägivaldsemaks. Aga olid ka muutused, mis andsid tavainimestele rohkem sõnaõigust. 1925 aastal laiendati valimisõigust peaaegu kõigile õiges vanuses Jaapani meestele. Varem võis hääletada vaid väike osa meestest, sest nad pidid vastama kõrgele maksunõudele. Kuid samal ajal võttis valitsus vastu ka rahu säilitamise seaduse. Seda seadust kasutati nende rühmituste takistamiseks, kes tahtsid Jaapani süsteemi muuta, eriti kommunistide vastu. Nii et kuigi rohkematel meestel oli nüüd õigus hääletada, muutus valitsus mõnede poliitiliste rühmituste suhtes rangemaks. 1920-ndateks oli Jaapan oma edasise suuna osas lõhestunud. Valimised ja tsiviilvalitsus olid endiselt olemas, kuid samal ajal kasvas ka hirm kommunismi ees ja viha lääne vastu. Kui majandusprobleemid süvenesid, kaotas üha rohkem inimesi poliitikute vastu usalduse. Selle tõttu tugevles sõjaväe mõju valitsuses veelgi. Majandusprobleemide tõttu vähenes veelgi paljude jaapanlaste usaldus tsiviilvalitsuse vastu. 1927 aastal tekkis Jaapanis suur probleem pankadega. Paljud pangad sattusid raskustesse võlgade tõttu ja mõned neist suleti. Pärast seda saabus suur majanduskriis, mis algas 1929 aastal. Jaapani äritegevus ja eksport langesid ning paljud pered sattusid raskustesse. Raskete aegade tõttu hakkas üha rohkem inimesi kaotama usaldust endiste poliitikute vastu. Samal ajal tugevnesid rühmitused, kes uskusid, et just sõjavägi suudab Jaapanit tugevdada. Ka juhtidel polnud lihtne neile vastu seista. 1930 aastal tulistas üks natsionalist peaminister Hamaguchi Osachit. Ta pääses esialgu eluga, kuid järgmisel aastal suri ta oma vigastuste tüsistuste tõttu. Samuti üritasid mõned sõjaväegrupid 1931 aastal valitsust kukutada. Nende plaanid ebaõnnestusid, kuid see näitas, kui jultunult olid mõned sõjaväelased valmis poliitikasse sekkuma. Samas, kui kõik see toimus, muutus sõjavägi Mansuurias üha tugevamaks. Nagu juba arutatud, tegutsesid Jaapani väed seal isegi siis, kui Tokyo valitsuse luba polnud selge. Kui neid ei suudetud peatada, nägid teised sõjaväelased, et nad suudavad teha suuri otsuseid isegi siis, kui tsiviilvalitsus nendega ei nõustu. 1930-ndate alguseks oli poliitikutel sõjaväge juba raskem kontrollida. Jaapanil oli endiselt valitsus ja tsiviiljuhid, kuid armee ja mereväe mõju riigi otsustele oli juba väga suur. See ei juhtunud ühe päevaga. See tugevnes järk-järgult hirmu, poliitilise vägivalla, majandusprobleemide ja järjestikuste olukordade tõttu, kus sõjaväge ei suudetud peatada. 1930-ndateks mõjutasid sõjaväelised juhid juba palju rohkem olulisi otsuseid. Mõned neist uskusid, et Jaapanit tuleb veelgi laiendada, et saada rohkem maad, ressursse ja võimu.
Seetõttu, kui sõda Hiinas ja hiljem teistes Aasia piirkondades laienes, sai sõjaväest, mis varem oli vaid üks osa valitsusest, üks Jaapani kõige võimsamaid jõude. See on üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks riik muutus enne ja teise maailmasõja ajal agressiivsemaks. Kuid ei saa ka öelda, et ainult sõjavägi oli kõige põhjuseks. Oli ka valitsusametnike, natsionalistlikke gruppe ja teisi juhte, kes toetasid samuti Jaapani laienemist. Oli ka tavalisi jaapanlasi, kes ei olnud nõus, kuid valitsuse ja sõjaväe kontrolli tugevnedes muutus avalik vastuseis järjest raskemaks. Lõpuks ei olnud Jaapanis toimunu lihtsalt ühe halva juhi lihtne lugu, kes äkitselt võimu haaras. Tsiviilvalitsus nõrgenes järk-järgult, samal ajal kui sõjavägi ja Jaapani impeeriumi laiendada soovivad rühmitused tugevnesid. Kui jõu kasutamist ei suudetud peatada, muutus Jaapanil lihtsamaks sattuda veelgi suurematesse sõdadesse. Ja tulemuseks oli tohutu kahju mitte ainult Jaapanile, vaid ka miljonitele inimestele kogu Aasias.